No tšau, uus vlog. Ma saan aru, et siin võib jälle nüüd tekkida küsimus, kus ma siis nüüd jälle olen, on ju. Et ülemisel korrusel, siin minu selja taga on, seda natuke näha, see WC uks. Ja siis, kust on liistud ära võetud ümbert. Aga ühesõnaga, et ma panin siia arvutilaua taga olen. Ja siis panin selle raamaturiiulisi taha, et ma tahan raamatud ühte kohta kõik kokku panna. Mul on praegu pooleli alles, ma olen siin osa pannud nüüd ära ja osa ei ole. Ja siin on lähevad hetkel vähemalt kõik sellised pehmed, näengi ühte jälle veel, sellised pehmed jõulukaunistused, mis on nagu pehmed ja kerged ja mida lastele meeldib oma tuppa viia jõulude ajal, nii et siis nad on siin, on nagu on. Aga asjad ju veel. Täna oli, tead mis asi, täiesti lõpp. Ma olen nagu näinud YouTube'is ja nagu kuulnud, et kui Taylor Swifti piletid lähevad müüki, siis inimesed on nagu paanikas täiesti. Täna on, minul on laupäev, kõik on igal pool laiali. Rando on tööl, lapsed on sõprade ja kõigiga igal pool on ja on üksi kodus. Ja alati, kui ma neid Taylor Swifti neid vaatan, mõtlen täitsa lõpp on ja inimesed nii väga tahavad neid piletid, eks. Ja nüüd poiss mul läks ära, palus, et ma ostaksin talle Draamateatris pidin mingid lisad piletid minema müüki, on ja. Oli üks etendus, mis oli nagu noortele, et et oligi siuke eraldi etendus, kus pileteid sai osta ainult 26-aastastele või noorematele, on ja. Ja ma mõtlesin, et mis rebimine seal ikka nii väga aru on, et noored ei käi ju tegelikult ka niimoodi teatris tänapäeval, on ja. Ja üleüldse, et mis seal siis on, naersingi oma peas, mõtlesin neid Taylor Swifti neid, on ja. Aga kuna ta nagu tõesti tahtis neid pileteid, siis ma tegin kõik nii nagu vaatasin seal kodulehel, luges nagu palju mitme minuti pärast lähevad need müüki, on ja. Ta näitas mulle ära, siis vajutad sinna, võtad kohe kinnitad, kohe vaata, maksad, on ja. Ja okei, davai, ja kuna ta nii väga tahtis, ma tõesti nagu minuti pealt, isegi 2 minutit enne katsetsin, sest ta ütles, et mõnikord lähed varem, on ja. Ja siis läksid täpselt kell 12 ja ma tegin kõik kohe ja ma ei saanud neid pileteid. Ja seda aru, ta tuli välja asi, millega ma üldse ei osanud arvestada. Pärast ta helistas sinna teatrikassasse nagu et küsida, et äkki ma ei tea, midagi on rüpakil kuskilt, on ja. Selle etenduse need lisapiletid olid läbi müüdud 30 sekundiga. Ja kuna müüki läksid nagu seal, ma saan aru, kõigi etenduste mingid lisapiletid, siis oli järjekorras kodulehel korraga 80 000 inimest. 80 000 inimest tahtsid siis neid teatripileteid. Nagu mulle väga meeldib teater ja ma olen nagu, või ma ei alahinda nagu kultuuri või eestlaste sellist kultuurilembust, aga ma ei osanud arvata. Ma ei osanud arvata, et selline tung on nagu nii lahe. See on nii lahe, et selline asi on, aga see oli väga mitte lahe, et ma ei saanud talle seda piletit. Kahjuks. Võt, sellised huvitavad asjad, mõtlesin, et täitsa lõpp. Ops, mulle kirjutab nüüd. Me hakkame tegema siuke asi, lubasin Pärnus Moori Aidast, kes mäletab, siis tegelikult ma pidin minema see suvi, mis ära nüüd oli, Aita DJ-ks üheks õhtuks Randoga. Aga see kuidagi, mina ei tea, vajus ära ja ei tulnud jutuks ja ühesõnaga me ei läinud, on ja. Ja nüüd Moori Aidast tuleb selline üritus, 4. üritus sellest sarjast, kus siis on mitte DJ-d, on DJ-d nagu. Ja siis mulle kirjutati selles suhtes, et kas ma oleksin nõus osalema seal. Jälle Randoga nagu koos. Ja ma ütlesin, et ma olen ja nüüd ma olen selles suhtes natukene surve all, et ma pean siis selle playlisti kokku panema, ühesõnaga, kui mul nüüd
ma mõtlen, et tegelikult oleks tore ju, kui te tuleksite sinna, kui te tahate. Kui te ei taha, ei pea, aga te saaksite selles mõttes tulla, kõik, kes Pärnus juhtuvad olema see aeg, sest see on tasuta ka nagu. Ma ei mäleta, mis kellapaiku see oli. Aga lihtsalt, et muidu on jumala kurb, kui ma lähen sinna ja panen oma mingid lemmikmuusikat ja mitte keegi ei... kõik lähevad ära nagu tantsupõrandalt. See on mu kõige suurem hirm selle asja juurde. Aga no, ma ei tea, see Mari-Liis ja Egle vist lubasid vähemalt tulla, nii et ma ei tea, nad karjuvad 20 eest, kui vaja on, aga on natuke närvis ja. Aga ühesõnaga, praegu keegi kirjutas vahele, sellepärast mul tuli see asi meelde, et ma ei mäletagi. Ma ei mäletagi, mis ma tegelikult nagu rääkida tahtsin, aga tegelikult ma just tegin eile tellimuse. Võt ma pean panema siia märkmiku, hakkama nüüd kirja panema kõike kosmeetikat ja riideid, tahan see aasta kirja panna, mis ma ostan. Sest ma tahan ikkagi nagu mitte siuke hull laristamise aasta teha, enne. Et ma tahaksin... Ma mingi hetk räägin nendest asjadest ka, mida ma ei osta sel aastal. Selline mingid asjad, mida ma lihtsalt olen otsustanud, et see aasta ma ei osta. Aga issand jumal. Kas keegi saab aru, et mul on juhed täiesti koos või? Mul on, issand jumal. Ma räägin 17 asjast korraga. Millest ma praegu rääkida tahtsin on see, et ma eile tegin tellimuse Notinost. Sest et ma ei tea, mis mul on, et ma lükkan edasi seda tegemist. Sest et seal on niimoodi, et muidu on nii, et ma ootan, et mul saaks nii palju vajadusasju kokku, et ma saaksin tasuta postikulu, aga kuna see on selline trikiga asi alati, siis ma olen nüüd jälle, võite panna kirja muusaasta lubadustesse, on see, et ma ei telli rohkem asju lihtsalt sellepärast, et postikulu saada tasuta. Sellepärast, et ütleme, kui ma tellin Inglismaalt, seal on 25 eurot, et see on nagu normaalne, on Tiinas on mingi 55 eurot vist, et tasuta toomine oleks, nii et mul ei ole nagu mingit pointi seal 55 eurost tellida sellest, et ma ei tea, 3 eurot toomist mitte maksta, Aga igal juhul ma olen seda edasi lükanud, aga nüüd ma eile tegin tellimus ära, tellisin enda selle lemmikripsnu duši, mitu tükki teist ka nagu andsid teada, et seda on müügis. Ja siis tellisin selle Catrice'i kerge sükse läikega pruunistaja, mis mul on ka mitmes juba, mida ma kasutan. Ja siis ma veel mingi asja, ma tellisin tegelikult ühe lauvärvi paleti, sest seal oli kollane lauvärv. See oli see tegelikult, mis survestas mind seda tellimust ära tegema, sellepärast, et meie õpetajatega koolis lastel tuleb see playback show, kus nad teevad siis neid playback'e, siis me otsustasime üllatuseks, nüüd ma võin sellest rääkida, aga neile üllatuseks me siis otsustasime, et me teeme õpetajate pundiga ka ja teeme seda Nublu Bushit, on ta Bushit või? Mina tänan loojat. Ma ei saa teile laulda, läheb copyrighti alla äkki, sest ma nii hästi laulen järgi, Aga igal juhul mina olen see Maria Kallastu siis seal videos, kes põhimõtteliselt mitte midagi ei pea tegema, laulmagi seda mina tänan loojat või suud liigutama, eks. Aga tal on kollase lauvärviga meik, Tal ei ole nagu praktiliselt üldse mingit meiki, ainult põhi ja siis ongi nagu kollane lauvärv ja mul oli seda vaja. Aga ma helistan, Rando helistab, ma kohe räägin edasi. Randol üks sõber tuli Makitast akude laadjat laenama. Jooksin praegu all, viisin talle. Aga jah, jutt jäi seal pooleli, et see kollast lauvärvi ja ma ei tahtnud hakata mingit kallist ostma, siis ma ostsin mingi suvalise ja vaatame, see ei ole nii traagiline üldse. Ja siis sain selle, mis ma viimati Selverist ostsin, selle pruuni kulmuduši Essence oma, mis on jumala hea, aga musta Pärnus ei ole siin poodides. Aga Notinos on, nii et ostsin selle ka. Siis ma panen neid nagu ühe kihi pruuni ja teise musta, siis saab täpselt kui siuke toon, nagu ma tahan, siuke külm on. Et eks siis näis, millal need tulevad. Ma pahane ei ole. Selles osas, et seda lauvärvi paletti ma kindlasti oleks ostnud, aga kui me juba teeme lastele seda üllatust, siis võiks nagu all in minna ja kõike nagu endast anda, et ta võimalikult näeks välja siuke, nagu ta peab nägema, see esitlus nii-öelda.
minu osa juures, kui te vaatate seda videot, kõige raskem on see, et seal see lauljatar on täiesti paigal põhimõtteliselt terve aeg. Aga kõik ümber tantsivad, vaata. Ja muusika on ka siuke. Ja siis on pigem nagu see, et ma kipun seal nagu puus läheb nõksuma kohe, et ma pean vaatama, et ma seal olen siukse resting bitch face ja ei liiguta nagu videos. Aga jah, et sellised igast lahedad mingid üritused ja asjad on tulemas, et põnev. Aga kui ma kogu aeg nagu räägin nendest asjadest, mida ma nii-öelda, kuidas ma kokku igalt poolt hoian ja midagi ei osta ja ei annan ja siis tegelikult nagu mingid asjad on, mida ma tahaksin. Need ongi nagu siuksed, mitte nagu asjad, millest ma unistan nagu sellest, et kõik pere oleks terve ja kõik oleks korras, vaid nagu asjad. Siis tegelikult need on need asjad nüüd, mida ma mitte kohe kindlasti ei saa. Ja mida ma, ütleme, võib juhtuda ka, et ma see aasta ei saa, aga mida ma tahaksin selle aasta jooksul saada. On, selles mõttes see võib jääda ka niimoodi, et osad asjad siin, kui me räägime nendest asjadest mingi järgmine kord, mida ma ei osta, siis need on nagu osaliselt seotud, et mõned on need, ma ei osta lihtsalt sellepärast, et mul ei ole nagu vaja või ma üritan nagu seda teha, et kulutan ära mingid asjad, mida mul on, et ma tahangi seda project plan'i ka teha, nagu öeldakse inglise keeles, et võtan hulga tooteid, mis mul on eesmärk siis nagu ära kasutada, et nad ei läheks halvaks, et nad ei aeguks, mida iganes, arvestades, et ühe põsepuna ärakasutamiseks keskmiselt läheb mingi 9 kuud, siis osad on siuksed pikemad ja nendest ma räägin ka siis selles videos juba, kui ma võtan ette need asjad. Aga ma tahaksin 1, 2, 3, 4, 5, 6 asja. 6 asja, mida ma tahaksin säästa. Esimene on termostops, millega kohvi kaasa võtta. Ja tegelikult nagu see on ühes mõttes kulutus, aga teises mõttes kokkuhoid, sest et näiteks kui ma käin kolledžis või kui ma käin, ütleme, mingitel muudel objektidel, kus ma muidu ostan kohvi, siis arvestades, et kohv, ütleme, ma joon cappuccinot kodus, muidugi ei joo kodus, mul on see filterkohv, võtaksin kohvi kaasa, igal pool väike tass maksab 3 eurot, umbes niimoodi, eks. Et kui ma saaksin võtta kaasa, siis isegi kui see termostass maksaks 30 eurot, siis see tasuks mul ära nagu 10 tööl käimise korraga. Muidugi 30 eurost väga ei raatsiks, aga nagu ma lihtsalt ütlen 30 lambist, sest see on 10 korda 3, eks. Aga ma tahaks korralikku, aga seal ongi nagu need asjad, et ma tahaks sellist, et kui ma näiteks Rando autot seal laenata, siis ta mahub topsihoidjasse. Kui ma ei saa, siis ma ju sõidan Boltiga, ta peab olema nagu kindla kaanega, et mul ta ei tilgu, näiteks, et ma saan võib-olla äkki isegi koti kuidagi põhja püsti niimoodi panna. Ma nägin Apollos ühte selline nagu sangaga ja tundus, et ta on selline hästi tiheda kaanega, aga ta oligi minu meelest ta oli isegi üle 40 euro. Et ta oli mingi väga ebareaalselt kallis, ma sellepärast nagu ei raatsinudki seda osta. Et tossu. Ja pepper. Aga et ma ei raatsinud jah, aga ühesõnaga, et see on see investeering, mis ma nagu tahaks teha. Ja see on tegelikult see asi, mida ma tahaks nagu teha siin järgmisest palgast. Et teha selle investeeringu ja, sest et praegu ka ju käisin jälle tööl, ostsin jälle kohvi sealt, et polnud nagu millegagi kaasa võtta. Et see on nagu siuke, tegelikult nagu vajalik ka, aga et ma ei saa nagu minna kõige mingit soodsamat osta kuskilt, Meil on laupäev. Tellisin Kerli Ahto käisid Lätis. Tõid mulle mu lemmikut kuiva siidrit. Ja nüüd ma naudin seda siin. Aga siis teine asi on see, et ma tahaks seda Sol de Janeiro, see kollane kreem. Nad tegid nüüd ju mingi aeg tagasi selle pumbaga pudelis. Ja kes vähegi on siin kanalil olnud mingi aeg, see teab, et ma armastan asju, mis on pumbaga pudelis. Et ma ei pea sinna näppupidi sisse minema ja mida iganes nagu hästi mugav, et pumbaga pudelid on mu lemmikud kreemide jaoks.
aga see on seotud sellega, et kuna ma tahaks seda nagu selliseks käte peale panna mööda minnes jalgadele, kuhu vaja on, siis tegelikult mul on praegu mõned kätekreemid ja enne ma seda ei osta, kui mul on kõik need kätekreemid ära kasutatud. Et neid kreeme ma seal Project Berni videos näitan. Siis, mis on täielik nagu see, mida absoluutselt ei ole vaja, on üks YSL-i puuder, millest ma olen väga häid arvustusi, mis puuder, ta ei ole pusepuna, mis tähendab, et teda on veel vähem vaja. Puudritest ma tahaks tegelikult ühte kompaktpuudrit, et mul natuke kopp on nendest lahtise pulbriga puudritest, aga see on siuke, et ma isegi ei pannud teda siia asjad, mida ma tahaks nimekirja, sest et kui tuleb see võimalus, siis tuleb, sest et Hourglassil on üks hästi ilus, aga see on väga kallis ja ma ei tea. Võib-olla see võiks ka siin olla sellest nimekirjas, aga praegu jah, ma mõtlesin seda põsepuna, ta on hästi huvitavat tooni, mul ei ole ühtegi sellist tooni. Ma arvan, et seda saaks nagu pool siukse kontuurijana isegi kasutada, ühesõnaga ma arvan, et see oleks üliäge. Muuseas, ma olen väga rahul selle Natasha Denona põsepunaga, mis ma tellisin sealt nende boonuspunktide eest, sealt Kaltbütist viimati. Et see on tõesti, mulle väga meeldib ja nüüd mul tegelikult ongi Look Fantasticus mingi 15 eurot kinkekaart veel õhus või nagu seda rahakrediiti, et ma just mõtlengi, et seal on vaja mingi 25 eurot kokku saada, siis tuuakse tasuta ka, nii et aga sellega ma ootan, et kui äkki mingi, ma ei tea, šampooni või midagi tellida, et mida iganes, et siis sealt saaks selle ära kasutada, kuigi see võiks ju midagi osta, mis meeldib, aga ühesõnaga ma proovin nagu mitte osta asju, mida mul otseselt vaja ei ole. Siis ma tahaks seda ergonoomilist siirt, mida nagu hoitakse niimoodi. Ta ei ole nii sul näppudel, vaid ta on nii. Aga see on mega kallis, aga sellega mul oleks nii palju lihtsam tööd teha ja mugavam, et ei teki seda randme asja. Et see ka nüüd sellesse ma tahaks selle aasta jooksul investeerida. Siis ma väga tahaksin Nintendo Switchi, kus saaks Mario Karti ja igast asju mängida, et see on siuke, ma ei tea, võib-olla tundub nagu ma oleks mingi 10-aastane oma unistustega aeg-ajalt, aga ma tõesti olen väga kaua mõelnud, et ma tahaks Nintendo Switchi endale, aga see on ilmselt selgelt nagu siuke asi, mida ma ei raatsi nii pea endale tegelikult osta. Või täpselt, kui mul valida, kas ma ostan selle hiire või Switchi, siis kindlasti hiire, aga selle hiire, see hiir on ka päris kallis, minu arust oli üle 100 euro. Siis ma tahaks, kui nüüd selle kanali vaates vaadata, siis ma tahaksin ühte statiivi, sellist, millega saab panna nagu natuke ülevalt alla telefoni filmima, et mul need praegu väga hästi niimoodi ei toimi. Selleks on eraldi olemas ühed, aga see on ka selline, et sellega saaks lihtsalt nagu mingeid kaadreid paremini võtta, kui ma süüa teen või mida iganes, nagu näiteks mingid käsitööd või näitan mingeid asju, kui ma ei tea, ala küüsi lakin, et ta ei ole nagu eluliselt vajalik, aga oleks lahe, saaks nagu uusi kaadri neid nurki, sest et kogu aeg tahaks ju selles mõttes ikkagi, kuigi see kanal ei ole mu töö, eks ju, ja mul ei ole sellest, muud ei tule tagasi kui ainult rõõm teie kommentaaridest, et ega mul see muud siit rahaliselt ei tasuda absoluutselt ära, aga selline ka jälle, et natuke arendada ennast ja see mu hobi on, et natuke paremini. Ja teine asi kanali mõttes on see, et ma tahaks ikkagi mingit mikrofoni, et proovida, kas oleks selle helikvaliteedi vahel, sest kes mäletab, siis mingi, et ma ostsin ühed, aga ma ostsin mingid odavad ja need ei olnud väga kehva, need ei saanudki normaalselt tööle. Me erinevate projektide puhul neid katsetasime ja lihtsalt ei tasu ära. See odav, seal ei olnud mitte mingit kvaliteeti taga ja nendest me ei pigistanudki normaalset heli välja, et selles mõttes nagu oli ta nagu oli. Siis ma tahaksin mingit head parfüümi, mingit sellist natuke vürtsikat, natuke vanilje, võib-olla natuke midagi apelsini. Midagi sellist mul on nagu peas see mõte, aga sellega on kaks asja. Esiteks, ma ei ole leidnud ühtegi sellist, ma ei ole otsinud ka.
aga noh, ma ei tea ühtegi nüüd konkreetselt, et ma tahaks nüüd seda, onju. Ja teiseks, kui teil on muuseas mingeid soovitusi, kui keegi teab mingit sihukest parfüümi, siis võite mulle panna, et ma lähen nuusutan kuskil äkki. Aga selles mõttes jah, et ja noh, teiseks on see, et mul on tegelikult parfüüme ja jälle seal Project Banni videos räägime ka, aga et ma ikkagi, noh, parfüümid ka aeguvad ja ma tahaks ikkagi ära kasutada need, mis on, et pole nagu lihtsalt mõtet, et neid, noh, ei ole mõtet nagu, ma ei näe nagu mõtet kollektsioneerida nii-öelda parfüüme, sest et noh, ongi, on ju, et minu jaoks see nagu kaotab asjadel nagu väärtuse ka natuke, et kui mul oleks 20 lõhna näiteks, siis need ei oleks nagu minu jaoks enam nii väärtuslikud kui see, et kui mul on praegu, ütleme, mingi 5 tükki, on ju. Ma ei tea, kas mul on umbes 5, aga võib-olla on umbes 5, noh, osad on pisikesed ka. Et just see, et kui sul on üks suur pudel mingit hästi head, siis see on palju rohkem väärt kui 20 pudelit, kas või ka suurt, aga ka head, on ju, aga noh, ühesõnaga. Aga no mingi valik võiks olla, sest et mulle meeldib hästi selline, ma olen aru saanud, et ma olen väga rutiini inimene ja üldiselt ongi see, et rutiin on niikuinii peale surutud rutiin on ju, mis on töö ja igasugune, ma ei tea, nõudmasinasse välja, pesumasinasse välja, söögi tegemine, koristamine on ju. Need rutiinid, aga teine rutiin on see, mis sa ise endale nagu teed, niisugune mõnus rutiin. Ja see mõnus rutiin on minu jaoks näiteks just hommikuti, et ma valin lõhna, mida ma sel päeval peale panen, ma valin kohvitassi, millest ma kohvi joon, on ju. Ma teen meiki, nii nagu parajasti tunne on, et selliste mõnusate rutiinide juurde kuulub minul see lõhn. Ja selles mõttes, et ma ei ole siuke inimene, kellel ongi nagu üks lõhn, on ju. Et neid võiks mitu olla, aga igal juhul ei ole neid nagu väga palju vaja ja sellepärast ma ei hakka nagu neid nii-öelda ostma juurde, enne kui mul on ära kulutatud mingid, või kasutatud, ütleme, mingid, mis mul on juba olemas ja mis mulle ka nagu meeldivad. Ja siis viimane asi, mida ma tahaksin sel aastal, on fotoprinter. Kerli ostis endale fotoprinteri ja nii mõnus oleks see, et mul on ikkagi hädas oma selle fotoalbumite majandusega. Ma olen nii tänulik teile, kes te saatsite mulle neid fotoalbumid ja ma olen nendega alustanud. Aga kuidagi nagu mul on tunne, et kui mul oleks see fotoprinter ja lihtsalt mul tuleb see tuju, et ma nüüd ma teen nagu mul on, tuleb tuju peale, siis eegeldan umbes terve salli valmis ja siis ei ole 2 kuud üldse, huvi. Et just see fotoprinter oleks jube hea, et istud maha ja nüüd sorteerin ja kohe lasen välja mingisuguse hulga pilte, kohe panen albumisse sellel hetkel, kui mul on see hoog peal. Et see teeks võib-olla selle hästi palju lihtsamaks. Et jah. Vot! Et jah, selliselt on need 10 asja, mida mina tahaksin endale väga. Ja noh, me võime siia juurde lisada, et sellel aastal. Aga jah, praegult ongi, polegi rohkem midagi rääkida. Et ma arvan, et nüüd ma monteeringi edasi seda videot ja aitäh, et sa mu aega veetsid ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau! Tšau!